See oli väga kosutav, midagi hingele. Ja nüüd ma palun siia ette meie rahvuslaste esindaja, inimese, kes tõesti iga ilmaga Sadaga või bussnuge igal neljapäeval läheb Vene saatkonna ette oma meelsust näitama. Viimastel aastatel on eriti põhjust võidelda Ukraina vabaduse ja territoriaalse terviklikkuse eest. Aga ka varem, üle 7 aasta, üle 8 aasta käib Tarmo Kruusimäe koos Marianne ja Tunnega, aga ka teiste vabadusvõitlejatega Vene saatkonna ees oma meelsust näitamas. Ja Tarmo, ma palun nüüd sind siia kõnekoosolekule, et sa räägiksid, mis on sinu südamel Hirvepargis täna öelda. Aitäh! Ma tänan sellise hea ja südamliku sissejuhastuse ja tutvustuse eest. Minu jaoks on Hirvepark selline kord aastas aruandmiskoosolek. Siin kõlavad alati uued mõtted, siis me vaatame ja vaagime, kas ja kuidas nad lähevad mingil määral teoks, kui palju on takistusi. Üks näide oli juba, millest rääkis ka Tunne Kelam, et 87 aasta ütles Lagle, et vaja on kommunismi ohvritele mälestusmärki. 2009 aasta linnavolinikuna Lagle Parek andis sellise eelnõu linnavolikogu sisse, aga Keskerakond solkis selle eelnõu ära, mis siis sai too tagasi võetud ja too 2009 sai antud pidulikult lubadus ka Laglele, et teeme ära. Mina ja Andres Luus, me hakkasime seal seda toimetama ja vist 2011 võiks ta olla. Jõudis ta siis Toompeale, sest et sellest vormistati ülesande andmine Vabariigi Valitsusele. Sealt aga edasi juhtus üks eriti piinlik lugu, et kultuuriministri nõuniku sahtlis oli meie kommunismi ohvrite memoriaali projekt 2,5 aastat. Ja pärast seda jooksutati kõiki siis represseeritute esindava organisatsioonide esindajaid edasi, tagasi, vasakule, küll lubati Hirveparki, küll lubati Rahvusraamatukogu ette, igale poole mujale ja lõpuks siis, kui ta valmis sai. Samamoodi siin Sinimägedes me rääkisime siin Hirvepargis, et me peaksime rohkem tähelepanu pöörama Sinimägede sangaritele ja et oleks vaja noori või noorte jaoks sellist filmi, mis räägiks. Sellest sai räägitud ja ma ütlengi, et see on oluline, et me ei pea mitte ainult ühes kohas rääkima, vaid me peame koos rääkima neid asju igapäevaselt. Nii Sinimägedes, nii siin, nii linnavolikogus, nii Toompeal, ükskõik kus kohas. Film tuli muidugi, nagu ta tuli, 1944 ja Sinimägede osa on seal vähemalt sees. Vähemalt siis see pool muna on juba kätte saadud. Võibolla tulevikus me saame ühe filmi, mis räägib tegelikult nendest kuumadest päevadest. Aga täna ma tahan teile rääkida ühest pisikesest ebakõlast, mis mind häirib. Sinimägede ohver ei olnud niisama. Me teame, et tänu sellele, et vaprad mehed hoidsid Sinimägedes kinni Punaarmeed, siis see võimaldas inimestele põgeneda NSV Liidust, sest nad teadsid juba, et milline on see repressiivmasin. Aga me oleme põrkunud vastu erinevatele seisukohtadele. Mingi osa käsitleb meie välis-Eesti kogukonda kui praegusel hetkel mugavuspagulasi. Et ärgem unustage, et kodu on see, mis on inimesele kõik see püham. Kui inimene peab loobuma enda kodust, siis see on päris suur ohverdus. 40 aasta repressioonid näitasid ja ega see ei tähenda veel, et nende elu seal deporteerimislaagrites oleks olnud meelakkumine. See, et neist paljud said õnnelikult siis arenenud riikidesse, nad suutsid ennast üles töötada ja mis olulisem minu jaoks veelgi, nad suutsid säilitada seda imelist kaunist eesti keelt, sest tuletame meelde, et meie kirjanike liit, see hakkas järjest tühistama kauneid eestikeelseid sõnu, et ei ole vaja nii palju kirjeldavaid, iseloomustavaid sõnu, et Eesti inimene saab ka kasinemates tingimustes hakkama.
Ja nii see samamoodi, et miks ei saa tähistada suur põgenemine 1944, et see annab halva varjundi. Juhul, kui tuleb uus relvastatud konflikt, siis inimesed põgenevad. Ma arvan, et täna aasta 2023 see seisukoht ei päde. Me ei saa ju öelda, et need inimesed, kes on Ukrainast sõja eest põgenud, et nad oleks nüüd kuidagi mugavuspagulased või et nad on halb eeskuju Ukraina rahvale, et nad põgenevad siia. Kaup iseenesest oli aus. 24. veebruaril, kui läksid juba 25. veebruaril bussid Ukraina meestega Ukrainasse ja vastu tulid nende naised ja lapsed. Täpselt samamoodi ei saanud aga tegelikult see suur põgenemine olla. Ja järgmine aasta on meil 80. aasta nii Sinimägede kaitselahingutest kui ka suur põgenemisest. Ma meenutaksin, et kui kommunismi ohvrite memoriaali arutelud käisid, öeldi, aga teil on juba üks Pilistveres olemas. Tallinn kui kõige suurem omavalitsus oli neid ohvreid tunduvalt rohkem. Ja ma leian, et nii represseeritutel kui ka siis sõjapõgenikel on õigus. Me ei pea otsima väljendeid, kuidas hakata neid nimetama, kas nad on pagulased või mida iganes, vaid kuidas välis-Eesti diaspora ise tunnetab ja kuidas seda ta tahab öelda. Sest me oleme varmad alati sildistama kedagi, keda me ei mõista. Ja see, et inimesed suutsid ennast üles töötada, ongi see, et nad näitasid. Eesti rahvas on töökas. Millal meie aga jõuame tulla vastu ja mineviku, ütleme, saasta ära pühkida. Noh, kirjanike maja peal on meil ühe sükse punasaasta paraljeef, hullemgi veel. Lasnamäel on suisa tema nimeline mingi tee. Et kuhu me jõuame, Narvast juba Urmas rääkis. Seega ma olen nüüd, ütlen pidulikult välja, panustan selle peale, et järgmisel aastal oleks võimalik Maarjamäe memoriaali ja mälestusväljaku vahele panna mingigi taies, meenutamaks neid inimesi, kes olude sunnil pidid põgenema ja loomulikult ka neid hukkunuid, kes jäid Läänemere jäistesse laintesse. Me saame sellega hakkama, aga siin on vaja jälle ühiselt tegutseda, sest juba öeldakse, aga teil Puises juba on üks mälestusmärk, sellest aitab. Vot ei aita. Eesti rahvas ise ütleb, mil määral ta tahab enda ajalugu mälestada ja kui palju on kui palju. Meil on olemas siin Jeltsinile me saime lõpuks läbi, häda saime siis Eesti Vabariigi presidendi Konstantin Pätsi. Läks nagu läks, sest ega see arutelud ei olnud ju sugugi lihtsaid. Takistajaid on tunduvalt rohkem kui toetajaid. Vähemalt siin Hirvepargis on kõik minuga, ma loodan, ühel meelel. Ülesanne järgmine on turjale võetud, järgmine aasta 23. augustil saan teil ette lugeda, kui kaugel ma sellega olen. Eesti eest sind surmani ja ukrainlastele slava natsi, smert varaham!